Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Befana. Marinett, täna on sinu päev. Tõepoolest, Tiki. Ikka vaikus. Meil kvaamidel on selliseks puhuks oma rituaal. Tõesti? Tore. Aga inimestele ei pruugi see meeldida. Kas inimesed teevad üldse üksteisele sünnipäeva kingitusi? Tiki, sul on mulle kingitus. Kvaamide eriline. Nii lahe, mis see on? Imelist sünnipäeva, Marinett. Oi, kas sulle ei meeldi? Ikka meeldib. Väga äge, aga mis see on? Kvagatama. See sümboliseerib kvaamide sügavat sõprust. Me võtame oma imelise kangelase juuksekarva ja paneme selle kokku kõigi endiste kangelaste juuksekarvadega. Kasvatame nendest paari kuuga imelise segu. Ilmselgelt sa ei taha mulle haiget teha, aga ma ju näen, et sulle ei meeldi. Anna andeks, on väga lahe kingitus, aga ma ootan pikisilmi Aljakõnet. Me pidime täna kell 4 tema väikesed õed hambaarstile viima. Kas inimestel on kombeks sünnipäeval hambaarsti juures käia? Muidugi mitte, see on salakood. Tegelikult korraldavad nad mulle üllatuspeo. Aga kuidas see saab üllatus olla, kui sa seda tead? Üllatustega on nii, et sa tead küll, aga sa teed näo, et ei tea, et mitte korraldajate rõõmu ära rikkuda. Aga hambaarst? See on ettekääne. Alja kutsub mind hambaarsti juurde, aga tegelikult viib mind üllatuspeole. Aga kui sa eksid? Võimatu, kõik märgid näitavad seda. Juleka ehmatas, kui ma nägin, et tal on jalgrattapump käes. Äkki Julekal on jalgratas? Ei ole. Ta plaanis selle pumbaga õhupalle täis puhuda. Üllatuspeol on alati õhupallid. Ja Niino jäi mulle eile vahele kuulates minu lemmiklaulu. Äkki see on ka tema lemmiklaul? Nalja teed, ta vihkab seda. Ta kuulab seda ainult selleks, et minu üllatuspeo jaoks playlisti teha, loomulikult. No kui sa mind ei usu, siis kuidas selgitada seda, et Aalia sosistas midagi Adrianiga? Oh jaa, ma tean tõesti ühte head hambaarsti. Ja siin on ta number. Järelikult tuleb Adrian ka. Või viib Aalia oma õed Adriani hambaarsti juurde. Noh, on üks kindel viis välja uurida, kas nad korraldavad üllatuspidu. Vaata nende nägusid. Ema, isa, kas teate midagi Aalia korraldatud üllatuspeost? Pidu? Mis pidu? Kes Aalia on? Sa pingutad üle. Aalia on Marineti parim sõbranna. Jaa, Aalia. Ei, me pole teda aastaid näinud. Näed, vanemad on alati üllatuspeo korraldusse kaasatud. Ja kes on teisel pool ust, et mind peole viia? Eks ikka! Vanaema? Ema? Gina? Marineta, sa oled oma vanuse kohta nii suur. Kas sa said mu Patagonia saadetud kirja kätte? Jaa, nagu ka Austraaliast, Palilt ja Eestist. Kas sind ajas tõesti karu taga? Ja, aga lõpuks said meist head sõbrad. Ema, tal on täna sünnipäev. No miks ma siis sinu arust tulin? Palju õnne, mu haldjake. Mu inuitidest sõbrad tegid selle sinu 10. sünnipäevaks. Ta saab 14. Oi, öeldage, kuidas aeg lendab. Pole midagi. Lasun oma sõpradele uue teha. Ei, see on väga lahe. Suurepärane vanaema. Aitäh sulle. Mamma tõi sulle ka su lemmikkomme. Oi, sa ju ikka armastad neid veel. Ja, muidugi. Ja see ei ole veel kõik, mu haldjake.
vedame sinuga imelise päeva nagu eelmine kord. Lähme karusselliga sõitma ja loomaaeda ja... ema, kas me saaks omavahel paar sõna rääkida? Mida? Kas ma ei tohi enam Marinetaga suhelda, kuna ma reisin palju? Ei, lihtsalt... Arvad, et ta ei taha oma mammakesega koos olla või? Muidugi ma tahan sinuga koos olla. Ja kell ei olegi ju veel 4. No lähme, Marineta, meil tuleb imeline päev. Kell on 4. Võib-olla sul oli õigus, ma tegin ennatlikke järeldusi ja üllatuspidu ei tulegi. Miks sa ei võiks vanaemale öelda, et sulle ei meeldi need kommid? Ma ei taha talle haiget teha, me näeme ju nii harva. Alja! Vabanda, ma jään veidi hiljaks, kas saame pargis kokku ja siis läheme kohe hambaarsti juurde? Jaa, lahe! Hambaarsti juurde muidugi, ma tulen kohe. Oi, anna andeks, vanaema, ma pean koos Aljaga hambaarstile minema. Sa ei lähe ometi oma sünnipäeval hambaarstile. Ma pean su veel Gardelioni raudteejaama ronge vaatama viima. No, Aljal on kaksikutest õed ja kuna neid on 2, siis tal on mu abi vaja ja... mida ma ometi teen? See kõik on lora. Noh, tegelikult ma usun, vanaema, et Alja korraldab mulle üllatuspeo. No ma saan aru, haldjake. Tühja minust, lippaga oma sõbranna juurde. Kindel? Mine, ma ootan. Eks jätkame hiljem. Aitäh, sa oled maailma parim vanaema. Mootorratas Tom, nad tulevad tagasi. Marinett ei tohi torti näha. Gina, kuhu Marinett jäi? Tomil on õigus. Ta on juba liiga suur, et mammaga aega veeta. Mida? Tom ei öelnud ju nii. Väga armas sinust, Sabina, aga ei ole hullu. Elu on selline. Olen üleval toas, kui te mind vajate. Mine räägi oma emaga, ta on... Oi ei! Just, ja pidu on kohe algamas. Ma aitan sind, saame hakkama ja võtame Gina peole kaasa. Mis saab olla veel kurvem kui lapselapse poolt kõrvale tõugatud vanaema. Suurepärane pinnas pettumusteks ja arusaamatusteks. Lenda mu väike Akuma ja vallutada valutav süda. Befana. Mina olen öölane. Taastan sinu kui vanaema väe ja õiguse. Kasuta neid komme, et häid premeerida ja tänamatuid karistada. Mulle aga tood tänuks nende tüütute jõnglaste lepatrinu ja mustakassiimelised. Tõepoolest, öölane, on aeg jumpsikatele õppetund anda. Tubli töö, partner. Hakkame minema, pidu ootab. Oota, me pidime emale ka ütlema. Rumal poiss, sina ei tule oma ema õpetama. Ema! Kas tead, mis su rumalatest poistest saab? Süsi! Sina ei pea midagi kartma, haldjake. Sa oled alati minu vastu hea olnud. Räägi nüüd. Marinetta ei ole ju tegelikult hambaarsti juures. Ei, emand. Siis vii mind tema juurde. Palju õnne, Marinett.
tee see lahti. Befana saabub keskööl, kui kell südaööd lööb, mõnele komme jagab, teistega ka pragab. Vanaema? Sa valetasid oma vanaemale, Marineta. Ei, ma ei teadnud, et Alja korraldab mulle üllatuspeo. Ta räägib tõtt. Ja sa teesklesid, et sööd minu toodud komme? Anna andeks, ma ei tahtnud sind ärritada. Ma ei ole enam su vanaema. Nüüdsest ma olen Befana ja karistan sind nende valede eest. Hei! Me ei jõudnud isegi söögilauani. Pidu on läbi, sõber. Black, küüned välja. Väga inetu on lahkuda, kui Befana sinuga räägib. Hei, ma ei teadnudki, et vanaemad võivad nii nõmedalt käituda. Valge sobiks sulle paremini, kiisuke. Pigem mitte, ma eelistan musta. See toob mu silmad paremini välja. Tegele selle tüütu kõutsiga. Kuule, haldjad peaks ju head olema. Ära loodagi karistuseta pääseda, Marineta. Sa ei vääri neid kingitusi, ära helitatud jõnglane. Sa väärid hoopis. Kohe saad, mille oled ära teeninud. Niimoodi ma küll oma sünnipäeva ette ei kujutanud. Sa pead muunduma. Kas sa valetad ainult mulle? Must kass. Ole paigal, ma tulen kohe. Või valetad sa ka oma vanematele ja sõpradele? Me peame Marinetti aitama. Kohe annan teile õppetunni. Marinet ei ole valetaja. Keegi peab teile kombeid õpetama. Alja! Ei, Kim! See on teile karistuseks kommivarguse eest sõnakuulmatud tattninad. Jäta Marinet rahule, ta on kõige toredam tüdruk maailmas. Kes sulle rääkimiseks loa andis? Samas on sinust väga üllas sõbra kaitseks välja astuda. No ja küll, ma teen sinust haldja. Aitad mul oma sõpra korrale kutsuda. Tiki, täpid. Vabandust, et pidid ootama. Peame sind paremini ära peitma, kas lähme? Marineta laseb koos kassiga jalga. Võtke nad kinni. Marineta on lahe, jäta ta rahule. Me ei lase sul talle liiga teha. Kes õpetas sind vanemate inimestega nii rääkima? Kui labane. Ehk õpetab see teid suud kinni hoidma. Sa oled vist päris lahe tüdruk, kui sõbrad sind niimoodi kaitsevad. Miks su vanaema siis marutab? Ta tahtis minuga lihtsalt aega veeta. Ära pabista. Sa saad varsti oma õige vanaema tagasi. Oleksin peaaegu unustanud. Palju õnne sünnipäevaks. Aitäh, must kass. Ma pean mamma päästma. Tiki, täpid peale. Befana saabub keskööl, kui kell südaööd lööb. Mõnele komme jagab, teistega ka pragab. Hingeta lapsed ta söetükkideks muudab. Must kass on ka siin. Ootamatu ehk. Kuidas seda riimida? Kurja vastu ta koos oma neiuga astub. Just pole paha mutukas. Viimaks ometi on ka lepatriinu kohal. Too mulle nende imelised Befana. Aga võlusõna. Palun. Palju parem öölane. Väike varganägu. Kuhu sa Marineta peitsid? Ei mäleta. Vaata ette, või me võtame ka sinul aja maha. Klaarige nende kahe kurikaelaga arved. Mida röövlist kass teeb, kui ta ohtu tunnetab? Ta ronib.
me ei tohi teda Eiffeli torni ligi lasta, miks? sest ma peitsin ta lapselapse sinna. oota, ei ta! kus sa oled, Marinetta? Befanal on sulle eriline kingitus. Pakud küüti, su lapselaps ei ole siin, las ma näitan sulle teed. Siin sõidukis ei ole lemmikloomad lubatud. Milline armas väike lepatriinu, kes sinust saaks imelise haldja. Tänan, aga ei. Kingitusest ei sobi keelduda, väike nõmme mutukas. Tegelege kassiga haldjad, selle täbilise tüübiga õiendan ise arved. Must kass, ma nägin, kuidas Befana oma enda kommide eest kõrvale põikles, isegi tema ei saa neid puutuda. Kommikott, Akuma on vist seal. Muidugi, võluvägi! Sa ei rääkinud, et pasunat mängid? Ei mängi, aga vist pean õppima. Te olite väga pahad lapsed. Olen sunnitud teilt teie mänguasjad ära võtma. Hea küll, sinu võit, Befana. Ma valetasin, vabandust, su lapselaps on siin. Kunagi pole liiga hilja tõtt rääkida. Ma ei usu teid. Võin sind ise tema juurde viia. Hoidke lepatriinul silm peal. Vabandust, sõbrad, võtame nüüd aja maha. Mida see tähendab? Teda pole siin ju. Ju ma olen siis parandamatu valetaja. Siin sa oledki. Väga nutikas, Marinetta, aga nii lihtsalt sa ei pääse. Rahu, must kass. Marinetta on kindlas kohas. Ma ootan sind, Marinetta. Mida? Tuletõrje hüdrant, must kass. Suurima rõõmuga, kataklüsm. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline lepatriinu. Nukid! Lepatriinu, must kass. Teil õnnestus jälle karistusest pääseda. Ma ei hakka teda ilustama. Järgmine kord hävitan teid ja saan teie imelised endale. Kuidas siis sinul läheb, Andrei? On sul oma silmarõõm, kellega jäätist jagada? Pean enne selleks sobiliku maitsebuketi leidma. Vanaema! Oh, kullake. Mida sa selle teesärgiga tegid? Hõmlesin sellest koti. Olen pärast su viimast külaskäiku päris palju õmmelnud. Sa oled juba nii suur tüdruk. Aitab karussellidest ja loomaaedadest. Järgmisel sünnipäeval võtan su kaasa reisile. Aitäh, vanaema! Pole vahet, kuhu me lähme. Sinuga koos on igal pool lahe. Palju õnne soovime sul. Palju õnne soovime sul. Palju õnne, kallis Marinett. Õnne soovime sul.
sa ei jõudnudki enne seda lahti teha. Kannan sinu antud talismani igal pool kaasas ja see kaitseb mind hästi. Mõtlesin, et teeks sulle samasuguse. Sa oled lihtsalt imeline. Tähendab, see on imelik või imeline. Ma hakkan seda kindlasti kandma. Ehk siis, aitäh. Kujutad ette, ta tegi selle ainult mulle oma kätega. Adrian. No minu meelest on see veits imelik kingitus. No mitte imelikum kui sinu oma. Aga need mõlemad on mulle väga kallid. Nii et sulle meeldis minu kingitus? Muidugi, kõige olulisem kingituse juures on inimene, kes selle kingib.